see on väga õige koht ja väga õige aeg rääkida endise rahvasaadiku aasta kodaniku tegemistest. 12. aprillil 2022 oli seesama inimene siin ja rääkis, andke kohe, ärge tegelege asendustegevusega. Ma istusin saalis ja kuulasin. Lõpuks keeras selja, hakkas nutma selleks, et kaamera võtaks, et tekiks härdus. Ja hiljem tõi ta siia ühe erakonna, kes praegu on ka võimul koos Reformierakonna kolleegidega. See on meie Minditš. Paljud teavad, kes on Timur Minditš, Ukraina presidendi lähedane sõber ja äripartner endine. Praegusel ajal, see jutt, mis ma ütlesin, on praegusel ajal eriti aktuaalne. Alles eelmisel reedel hommikul kell 6 tungisid Ukraina korruptsioonipolitsei NABU ohvitserid Ukraina presidendi kantselei juhi korterisse ja tema büroosse. Ja enne seda, alates 10. novembrist, on toimunud asjad, mida ma arvasin, et ei ole võimalik selles korruptiivses riigis, aga on võimalik. Aga seal on ka jõud, NABU nimeline korruptsioonipolitsei ja SAPO, prokuratuur, kelle juhid saavad iga päev kümneid ähvardusi. Semen Krõvonos, kes on NABU juht, rääkis eelmisel neljapäeval suurel avalikul üritusel, kus Ukraina tõelisi 100 isikut autasustati sellest kõigest, mida ma praegu räägin siin. Ta ütles niimoodi, tsiteerin, me peame Ukraina ühiskonnale näitama, kui palju raha tegelikult varastati meilt ja kui palju sellest konverteeriti kalliteks Šveitsi villadeks, korteriteks, kinnisvaraks ja kontodel olevaks rahaks. Kõik see tuleb Ukraina eelarvesse tagasi kanda. Aga see on suur Ukraina ja see skandaal, mis viis eelmisel reede õhtul minema president Zelenskõi parema käe ja riigi ühe tegeliku võtmetegelase, on seotud selle rahadega, mida kulutati või mis pidid kulutatama Ukraina energiataristu remondiks ja see, mida venlased pommitavad ja rakettidega tulistavad, selle parandamiseks. Aga Ukraina seaduste järgi, nii-öelda varaste seaduste järgi, 10–15% peab minema oma näppude külge. Ja kui see härra Minditš, kes praegu redutab Iisraelis topeltkodakondsusega, küsimus ei ole mitte temas, aga see on süsteem. Ukraina kaasaegne korruptiivne süsteem. Ma võtan ise raha, ka annetatud raha, ka Euroopa Liidu, Ameerika ja Eesti poolt antud. Ja võtan endale, aga annan ka edasi kõrgematele. Ja ma arvan, et ma ei eksi, kui ma ütlen, et seesama väikene raha Ukraina mõttes, meie jaoks, eriti veel usalduse annetajate jaoks, ka see liikus edasi. Ei saa öelda, et ta jõudis presidendi kantselei juhi Jermaki näppudeni, aga põhimõtteliselt see raha liikus samamoodi. Ja see on üldine süsteem, jälgides Ukraina sündmusi ja korruptiivseid ja nende korruptsiooniküttide ja NABU ja SAPO tegemisi, mis praegu toimubki. Küsimus on selles, kas jõutakse ka presidendi endani. Siis see käekiri on sama.
Meil on oma Lehtme, kes tõi Eesti 200 siia saali. Seal on omad seadused, aga praegu tundub väga piinlik, kuidas lugupeetud justiitsminister siin püüab nagu õigustada oma erakonnakaaslasest rahamuula. Kas te soovite lisaaega? Jah, küll paluks. 3 minutit lisaks. Rahamuula ilma raagi tegevust või seda juttu, mida, et kui see on annetus, et siis kõik annetajad on loobunud oma õigustest ja loomulikult ei saa ka hagisid esitada. See on piinlik, väga piinlik jutt. Ja nagu ma enne ütlesin, võiks pöörduda Ukraina kolleegide poole. Sellesama Nabu Semen Krõvonos, kes juhib seda, ja Sapo poole. Nendel on see igapäevane tegevus ja nad on üsna kaugele jõudnud selles korruptiivses riigis. Nii et ma arvan, et selle lahendamine ei oleks eriline kunst selle meie väikse Lehtmekesega, kes siin puldis oli 12. aprillil 2022 ja siis keeras siia ja hakkas nutma, rääkides mingist sõbrannast ja tema lapsest, kes oletatavalt surma said. Hiljem selgus, et see päris nii ei olnud. Nii et piinlik lugu, aga õige aeg sellest rääkida, sest Ukrainas on tõesti väga tormilised sündmused nendel päevadel toimunud ja tõenäoliselt ka järgmisel nädalal veel jätkuvad need. Me oleme Ukrainaga tihedalt seotud siin, ka emand või Preili Lehtme kaudu. Aitäh!